Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 319 teie ees, laua taga Heiti Heli, tere! Tere! Markus Jürgenson, tere! Tere hommikust! Ja mina endiselt Raul Oessar. Saada number 319, Markus, sinu minutit, me siin enne meil oli väga meelulkas saateeelne periood. Oli jah, selgus väga palju asju. Et Eesti on ikkagi tohutult väike. Jah, Eesti on väike, et sinu siis elukaaslane, ma eeldan. Abikaasa isegi. Abikaasa, abielus. On jah, pärit siis sealt kohast, kus mina lapsena oma suvesid veetsin ja tavaliselt ma ei ole kohanud väga palju inimesi, kes nagu teaks, kui ma räägin nagu oma nii-öelda maakohast, või meie pere maakohast, siis et keegi teaks, kus see on või veelgi vähem, et oleks seal käinud. Aga nüüd tuli välja, et sinu abikaasa on siis üles kasvanud sellises kohas, kus ma iga suvi lapsena ikkagi mööda läksin ja kutsusin seda maja metsavahimajaks. Nüüd tuli välja, et sinu siis ei olegi metsavaht. No ega metsavaht nagu päris õige termin selle kohta vist ei ole praegu. Aga ei, sükke pull kokku sattumas. Metsamees ikka. No metsamees, et sellised asjad siis nüüd tulevad välja, et Eesti on tõesti väike, et pull värk, aga muid asju mul ei ole. Et siin ju selgus, mina just sain teada, et kuulus tegija olid ka sina. Sa räägid siis Harju Paide mängust üle-eelmisest nädalast. See, mis nüüd oli, vaid nädal enne seda. No ma ei teadnud, ma oleks eelmine osa selle lahti võnd, sest mulle saadeti helilõik, et kuula. Helilõik sellest mängust või helilõik taasesitusest? Ma ei saanud keeru, see oli väga hästi juhul, kui see oli taasesitus, siis see oli ikkagi väga hästi matkitud, aga vahetult, isegi mängu ajal tuli mulle see helilõik, et kuulamiskommentaator selle mängu jooksul tegi. Ja siis ma nüüd sain teada, et see olid sina. Ma arvan, see seal mikrofon, seal saab kinni keerata, nagu, et sa ei lähe eetrisse. Ühesõnaga, mulle, nagu ikka see Mindmedia Technics tuli näitis enne mängu, eks ütne, siin on see nupp, see on praegu nullis, aga kui hakkad rääkima, siis pane peale, ja nii edasi. Ja sul seda heeblit on? See on heebliga, see oli ühe keeramisega, mõned erinevad puldid, eks ju. Ja mina siis muidugi eeldasin, et see töötab ka või seal on mingi funktsioon ka, sest ma keerasin selle maha ja üritan see klimpi kurguks kätte saada, nagu vahel juhtub, aga pärast siis lugesin, et kõik oli tegelikult eetris olnud. Ma ei tea, mis selle nupu funktsioon siis tegelikult oli, kas see oli lihtsalt mingisugune placebo mulle või mitte. Ülekande flop 2, siis üks oli siis Jaak Kangur esituses, kui ta tõsteti puldist välja. Teine oli, et sina ja su rega. Huvitavalt alanud seisime. Heiti, me võtame veel ette, aga Krissil olid ka ju kas teil niimoodi, et 2 hooaja esimest mängu mõlemast ta oli teatud olukorras, kus ta arvas, et seis on midagi muud kui tegelikult. Sellise vapruse flooramäng. Üks oli lihtsalt ta enda mingisugune veidrus ja teine oli see, kui ta ei saanud aru, et väravat aga sel nädalavahetusel oli ka ju see Transi ja Kalju mängust arvas, et Paljapkin lõi värava, Maksimkin lõi. See oli, see ikka juhtub. See oli jah, see, et kas ta sai seal varba otsa pihta või mitte. Heiti, sul on ka mõni asi juhtunud, sa oled juba sel aastal oma aegu saanud kommenteerida. Just kui nagu mängu ajal ei ole. Mängu ajal, ahah, siuke oluline täpsustus, jah. See mängu eel ja järel vast on midagi, aga hetkel nagu ei meenu praegu. Küll jõuab. Jah, täpselt. Aga see eelmise saate, mul tuli, sina siin vingusid ja hädaldasid, me räägime varvastest. Ja ma ei vingu, ma avaldasin kahtlust, et võib-olla väga kuulajad huvitav. Ei, mitte kuulajad huvitav, vaid kuulajad hakkab paha. Tuli välja, et huvitas väga. Mulle astuti isegi tänaval ligi. Võta see sandaal ära. Ei, mitte selles, selliseid sõnumi saadeti ka, et palun pilt. Aga astus kus juures juurde üks, ma eeldan siis, et lapsevanem ja ütles, et tema täitsa ehmatas ära, kui tal lapsel esimest korda, lapsest me räägime, oli selline asi juhtunud. Ja siis juhuslikult meie just eelmine saade rääkisime sellel teemal ja siis ta nagu sai aru, miks see on ja kuidas käituda või et see on tahame või ei taha, et see on normaalsus. Et astus juurde ja ütles, et väga huvitav kokkusattumus ja väga huvitav oli kuulata, et sihukest vastukoja tuli ka saatele. Kas just kokkusattumust, naine mängib ka jalgpallist, ta just... Tal on ka sihukesed küljed? Ei ole, sellepärast, et ta just ilma seda saadet veel kuulamata, ta nädala algust ei teemaks, et kas väiksemaid putsasid või? Tal on natuke suured veel, või ütleme siis nagu
natuke käib see jalg seal sees ringi. See oli pidev vaidlus. Siis ma ütlesin talle, et näed, kuulaja ja mõtle igaks üks järele. No naiste kusjuures, jah, ma ei olegi nii mõelnud, et naiste. Kusjuures me eelmine saade sellest ei rääkinud, aga mul tuli kohe pärast saadet tuli meelde, et tegelikult ju Cristiano Ronaldo mingil hetkel, mis asja? Mitu suurust väiksem? Ei no see selleks, seda võib-olla niikuinii, aga tema üks asi, mis nagu inimesi, jalgpallivõõrid inimesi siis pani nagu imestama, oli see, et ta mingil hetkel oli mingi pilt, kus ta oli paljaste varvastega, ent varbad olid nagu musta värvi. Ja tuli välja, et Ronaldo lakib oma küüsi mustaks. Ja mitte sellepärast, et olla nagu mingisugune koot ja seksikas mingisugune emo, vaid siis sellepärast, et see lakk just tugevdab küüsi. Selle sama asja tarbeks. No. Et see ei pea olema musta värvi, see võib olla ilmselt ka läbipaistev, et võib-olla jalgpalluritele, kes nagu selle peale pole mõelnud, siis lihtsalt välja visata. See küünte lakkimine tegelikult mingil määral aitab. Jah, see nagu, okei, nüüd ma lähen natuke siis sammu võrra edasi, et räägime veel paaris asjast, et tegelikult ju, ütleme, lisaks, see kõlab nagu väga... Röga ja varbad nii, millest... Ja see kõlab nagu väga, ma ei tea siis, mis see õige sõna on, aga küüne lakkimisest meesterahva puhul kuni siis ütleme profisportlane või siis mina siis saan rääkida jalgpalluri vaatevinklist. Näiteks jalakarvade ajamine profisportlasel. Miks seda tehakse? Või paljud ei tee, aga väga paljud ka teevad. Kuna jalgpallur, sa käid ikkagi keskmiselt tihedamalt massaažis ja kui sul satub olema siuke vähe tummisem jalg, siis massaažis käies sa hõõrud ju käega seda pinda ja kui seal natukene liiga vähe seda massaažiõli on, siis tõmbab sul kõik need karvajuured lahti, tekib väike põletik. Ühesõnaga see hõõrud, et karvad täiesti nagu ära? Ei, nad ei tule ära, aga neil seal tekib mingisugune, ma ei tea siis, kas ära ei tule see karv, aga sul tekib mingi juure kahjustus ja siis ei ole harvad juhud, kus sul on terve tagareis on selliseid punaseid täppe täis, kust võib ka mingisugune põletik välja araneda. Ehk siis selle tarbeks üldjuhul jalgpallurid lükkavadki need karvad maha ja siis on massööril on mugavam teha ja sul on endal juba sellega välistad selle, et sul mingisugune põletikuline asi tekiks jalgade peale. Ühesõnaga soeng, ütleme habe, meigini me pole veel jõudnud, aga küünte lakkimine ja raseerimine, see on kõik tippjalgpalluri macho elu. Jah, jube matsolikult kõlab, aga jah, et see, mul endalgi on pahatihti, on juhtunud nooremana sellist asja, et sul, ja kui see põletik nagu suureks läheb, siis ta ikkagi hakkab sul mingil määral hakkab sul mõjutama või ta võib minna sul suureks põletikuks, et niisuguseid asju tipptasemel tuleb välistada. Aga tihti sa tänapäeval massaažis käid? Sest ma olen siin suvel ka näinud lüksite pükstega. Jah, ei, ma ikka käin. Ma ikka üritan käia, kuna liikumist on keskmisest rohkem. No, jätku küsimusena, et kui palju sa jalgu raseerid? Mul on komme, mitte raseeri, ei, ma lasen masinaga üle. Okay. Et visuaalselt killusam. Julm macho-ala on see jalgpall, julm macho-ala. Ei, aus. Lähme jalgpalli juurde või? Raseerimist rääkides, mina raseerin oma pead näiteks, eks ju. Ja ma just üks päev panin tähele, et mul see raseerimistera, eks ju, mingi 3 teraga, eks ju, see tavaline ots on ju. Ja mõtlesin, ma pole seda mingi aasta otsa vahetan reaalselt. Ja see, mitte midagi nagu, vahel on niimoodi, et sa saad aru, kui ta hakkab nüriks minema, sa ei tööta enam normaalselt. Sellega pole seda juhtunud, ma ei tea, kas ma sain selle mingisuguse ühe lambipirni, mis on 100 aastat põlend, sain endale juhuslikult selle raseerimist vaadates enda vasakule käele, siis ma arvan, et Raulil oleks paslik ikkagi Toomas Vana ja Kalev Kruusiga üks koos ühimine teha ja arutada need asjad läbi. Ma räägiks seda teemat. Kalev Kruus ükskord ütles, et ta käib juuksuris. Mis asja nagu? Tegelikult reaalselt juuksuris, et oma 3 karva ära, et sellest ei saa ise... Ma võiks ühe loo rääkida sellega seoses samasuguse peaga nagu sul ja Võidu tänavaga ja möödaminekuga, aga kuulake siis seda teist podcasti seal, siis nad äkki Varadom räägib. Lähme jalka juurde. Lähme jalgpalli juurde. Flora ja Paide oli siis meie Premier Liiga möödunud nädalavahetuse 8. vooru keskne kohtumine. Suurel reedel mängiti kõige esimesena kohe ära ja Ronno Zappinini värav siis Flora 1-0 võidu, mis tabelis on üsna märgiline, sest tähendas seda siis koos ülejäänud tulemustega, et Levadia suurendas oma edu Paide ees selgelt ja Flora tõusis siis Paide kannule kohe sinna 3. et Flora ikkagi pärast seda hooaja algust, mis tundus nagu korra siuke
siis noh, on ikka päris hästi ennast käima saanud tegelikult. Igasugused ka need nii-öelda underlying numbrid tegelikult on Floral päris head olnud, nii palju kui ma neid Instati raporteid olen vaadanud. Jah, Vanker veereb nüüd. No eks nii-öelda klišeesid kasutades, eks see ju oli siuke mäng, kus nii-öelda detailid pääsesid maksvusele, et kes eksib seda see on naljakas väljend, sest kas see oli naiste superkarika finaal, kus öeldi ka mõlemad umbes need pressikonverentsil mõlemad pooled ütlesid, et jah, detailid saavad maksmusele. Kas mõni jalgpallimäng on, kus ei saa detailid maksmusele või äkki see Kalev Levadia oli, kus nagu, see ei olnud detail, et Levadia oli nii palju parem või? Aga noh, okei, see selleks, eks ju. Võid jätkata. Aga ma arvan praegu lisan ära, et tegelikult ju selle mängu kangelaseks, kui mängu lõppu vaadata, oli Mihhail Kolobov. See on minu uitmõte lihtsalt nagu, okei, sa saad 4 minutiga 2 kollast kaarti, aga vaadates seda momenti, kus ta selle teise kollase sai. See oli suhteliselt vajalik viga. See oli väga vajalik viga, sest Hussar oli ülikaugel, Tõugis oli veel kaugemal ja ta oligi ju selle Padamoosiga koos. Padamoosilt muidugi väga hea tegutsemine, kuigi ta on väga siuke, veel päris nurgeline, aga läks hästi kehasse, nügis natukene eemale Kolobovi ja kui ta oleks selle söödu saanud, ta oleks saanud karistusalasse minna, mis iganes oleks seal juhtunud. Ei, seal midagi, see Kolobovilt väga õige viga. Ta tegi selle eksimuse, aga selles mõttes ta korrigeeris selle eksimuse ära, et seal oli kohustus teha see viga ja seal sellise punase peale küll mitte keegi mitte midagi viltu ei vaata. Pärast ju, ta ei öelnud midagi halba selle kohta. No mäletame ju... Flora ei tee poolest 2 mängu järjest vähemuses lõpetanud, aga väga erinevad poolest kardid. Hästi kuulus olukord ju see, kas see oli Reali ja Madridi Atletico mängus, kus või see Partsa, kus hakkas 1-1 minema ja siis oli see Carvajal või kes see Carvajaliga vist oli küll. See oli superkarika poolfinaal. Konkreetselt enne karistusala läkski selja tagant spaagasse ja tõmbas maha ja punane, aga viimased minutid või mingi siuke olukord. Et selle kohta keegi midagi ütle, aga selles mõttes, et Kolobovi üldse tahaks kiita, et tegelikult pärast eelmist hooaega siuke, mis oli ikkagi päris üles-alla. Tal oli väga mitmed sellised väga meeldevad prohmakad. Jah, et see oma võra paides pluss see käega tõrje ja muid asju siin ka, aga praegu on alustanud ikkagi seda hooaega niimoodi nagu keskkaitsealane peab, et väga, väga silma ei paista, et stabiilselt, lihtsalt et tahaks kiita, et pahatihti sellised mängijad pärast sellist hooaega kipuvad ära kukkuma, aga on jalad alla saanud ja Floras on ju selge, ütleme, keskkaitsepaar nagu välja kujunud. Eelmine hooaeg ju, seal ju päris palju vangerdati, Veering oli seal, Vaher oli sees, eks ju. No Vassiljev üldse tundub, et sellega nagu kaitseliiniga ta seal väga üldse midagi... Sama nelik on sisuliselt iga kord ju alustanud. Tostik ja Ussar Äärte. Aga nüüd on vaja. Nüüd on vaja. Saab huvitav näha olema, kas Veering või Vaher. No, Luka on ka tagasi vist, eks ju, mängu kellu alt. Või siis, kui ta lisakaristus saab, siis ei ole vist. Seal on ka variant vägivaldse käitumise eest, eks ju. Aga Flora, ütleme, mõlemad meeskonnad mängisid oma plaani järgi. Paide on juba teada tuntud sellega, et nad jonnakalt ajavad oma asja. Flora üritas sellele mingisuguse vastukäigu teha ja tolles mängus siis Flora lõppkokkuvõttes oli oma selle käiguga edukam. Et see surve või see pressing ja kuidas ikkagi jõuti Paide mängijatele päris hästi kontakti oli pisut üllatav ja et nad suutsid seda suures pildis terve 90 minuti vältel teha kiitus neile. Aga kas on see sama kuulus füüsiline ettevalmistus, mis sinna ajal tehti? Mina ei tea, see kuulus. Nad lihtsalt tegid normaalselt trenni. Teised ei teinud see? Mina ei tea. Ju siis Flora tänase peatreeneri arvates ei teinud. Et kui nad on seda rõhutanud, kui nad on seda öelnud, siis ega see on nii ümmargune mõiste, et tegime rohkem trenni ja ladusime füüsist. Et kui seal sees ei ole, siis ei tea, et me ju omal ajal ju Martin Reimiga ka hakkasime omast arust tegime, mitte omast arust, vaid tolle aja kohta me tegime ka palju füüsist. Ma ei tea, kus me seega see mängus selle peale ei mõtle või hooaja peal sa ise nagu selle peale ei mõtle, et kas ma nüüd septembris kestan tänu sellele, et ma tegin jaanuaris 80 kilomeetrit rohkem metsajooksu või planku või mis iganes. Aga Sappinen on kõva relv praegu Florale.
see on täitsa, ma olin ära unustanud, kuidas see mees selg ees vastase värava suunas mängida suudab. Ülimeisterlik ja kuidas tal, saate aru, mis ma räägin, kui ta hoiab vastase keskkaitset enda selja taga, kuidas ta sealt suudab jätkata, 1-2 puutega ise keerata, üldjuhul ei kipu neid duelle kaotama. Et tõesti oli teist mängu järjest Sapini nauditav nagu tegelikult vaadata, et kui siis Levadia mängust ta madistas Lepistuga, et seal oli jälle niimoodi, kord üks peal ja teine all ja siis vastupidi. Siis see mäng ta ikkagi Sapinen mängis üle ja vahet säärt ja põhimõtteliselt tegi, mis tahtis seal. Tal oli ka selle võiduvärava lõpuks, kus siis meil eelnes tegelikult selline pärast Paide kobarkäkk nagu, et kõigepealt see Charge'i sööt, eks ju, natuke võib-olla sinna hõimu pani surve alla, hõim, eks ju. Ei olnud ju miks kobarkäpp, see oli... Baranov libises, seal nagu mitu asja lihtsalt sattusid kokku ja siis oligi... Järsku oli Sapi seal tegid seda, mis nad on kokku leppinud, mida kõik mängijad teavad, et nad teevad, nad harjutavad seda nagu nädalasse, 6-6, neid liikumisi, seal kõik selles olukorras, kus see Tšarsus sööti sõimule, seal absoluutselt kõik väljakul olevad mängijad teadsid, mis seal peab juhtuma või juhtuma hakkab, et sealt tuleb ühe puute sööt temale kummale keskkaitsele. Lihtsalt jäi natukene, ütleme, tehnilise soorituse taha ja sellele ka Paide peatreener Stoikovits nagu vihjas mängujärgselt. Et idee oli seal olemas, kõik toimis nagu nii, pidi toimima, läks seda rada pidi, mida kõik olid harjutanud ja teadsid, lihtsalt tuli tehniline praak vahel, et ega sellepärast me ei näe nüüd järgmine mäng Paidet seda mitte tegemas. Miks Baranov libises? Üks teooria oli see, et kuna Kunstmuru kasteti enne mängu, mis Eesti puhul ju ei ole tegelikult eriti tavaline, siis ma ise seda mängu otsepildis ei näinud, aga ma sain aru, et seal oli... Seal veel poissi libises? Jah, et seal oli neid libisimisi veel olnud. Aga paljud on ju oodanud seda hetke, millal ka kunstmurusid hakatakse kastma, et mäng oli ju kohe natuke kiirem ja... Ma kuulasin, Kristjan Jaak Kangur ütles, et kas kasteti liiga palju, ma mõtlesin, mis hullu juttu see mees, see oli miks teises mängus, kus ta mainis seda eelmist mängu või kuidagi, et kas kasteti liiga palju, ma mõtlesin, mis hullust teen, mida siin kasteti, aga millega kasteti siis või kuidas kasteti? Ma ei mõtlen Vegas, ma ise seda koha peal ei olnud. Sprinklereid ei ole ju, Sportland Arenal pole seda valmidust, et vajutad nuppu ja tulevad sprinklerid välja. Ma ei kujuta ette, peaks igaks välja uurima, et kuidas see käis. Neid erinevaid variante on ju tegelikult olnud, siin on voolikutega kastetud aeg-ajalt. Paide ju kastis tuletõrje autoga. Nõmme Kalju on ka kastnud Hiiut kunagi ammu tuletõrje autodega. Ja see ei ole midagi nagu, mille üle naerda, sellepärast, et me käisime Tandalk Iirimaa siis euromängu mängimas, kes mängis ka Kunstmurul oma mänge ja nendel oli enne mängu pandi ka voolikuga toodi siuke mobiilne sprinkler. Nagu aias on ka ju need. Ja pritsis seal tõesti vahetati kohta lihtsalt ja niimoodi pritsiti see väljak märjaks. Aga see siis nii, et kastetigi. Ju siis kasteti kõik nagu, kes koha peal olid rääkisid sellest, ma oleks ise ka võib-olla tahtnud rohkem nagu, et see oleks nagu välja toodud, et see ei ole ju absoluutselt tavaline Eestis, aga Flora on ju seda tahtnud ja ju siis nad leidsid võimalused seda teha. Siin ongi Vassiljevi, ütleme, endine mängija, ta teab, mis see tähendab, et sellise kuiva kunsti peal. Aga jah, eks see, kuna see Sportland Arena on juba natukene väsinud ja see lible on väsinud, lible on nagu pikali vajunud ja kui sa selle vee peale paned, siis tahtmata see pind muutub libedamaks. Midagi. Et selles suhtes Floralt väga õige käik ja ja ma arvan, et ega Paidel ka selle vastu midagi ei olnud. Küll, vanasti oli nii, et ju kas mõlemad meeskonnad pidid nõus olema, kui et ma ei usu. Kodumeeskonna otsustusõigus. Ma arvan, et see on ikka koduväljaku eelis. Seal oli ju kuulus eelmise hooaja Nõmme Unitedi kaasus ju oli, mäletad küll ju. mis kuulus? Seal on jalgpalliliit või kes iganes on pannud kindla vahemikku, kui pikk see murulible võib olla, mis vahemikus. Seal oli ju, kas see oli kastmisega teema, et seda ei kastetud? Ei, oli kastmisega. Et mitte muru kõrgusega. Muru kõrgusega oli ka midagi veel või, sa tead? Ei, see lible jäetakse, kastetud jah. Ise sa niidad selle? See on ju vana nipp, mida minu meeskonnad on kasutatud, mida meie vastu on kasutatud, et saab selle muru pikkusega ja vee kastmisega mängida. Kui sul tuleb Basel siia A. Le Coq Arenale mängima, siis sa ei taha väga seda muru kasta. Basel käis siin meil. Siis tehti niimoodi? Ei, ma ei mäleta, kas konkreetselt selles mängus,
aga pikem muru muudab mängu aeglasemaks, kuiv muru suvel muudab mängu aeglasemaks ja see tasakaalustab või toob selle nii-öelda eeldatava nõrgema meeskonna lähemale selle favoriidile. No Paide jaoks nüüd ju on väga märgiline see, mis hakkab toimuma nüüd ülehomme, kolmapäeval. Ehk siis Paide Levadia on ju juba ülehomme meil ees ootamas esimese ringi lõpetuseks, siis 2 tabeli esimest omavahel. Noh, kui sealt nüüd tuleb ka Levadia võit või kui Paide seal peaks ka alla jääma, siis ma ei tea, kas me kroonime juba meistri ära või siis, mis meil on siin, 21. aprill, või siis kui teistpidi tuleb, siis jällegi on kõik täiesti lahtine. Kas meistri jutt juba aasta tagasi ei olnud? Täpselt samal ajal kõlasse. Oli, aga me rääksime võib-olla ka siin talve alguses juba, et ega Levadia vastu vist keegi ei saa. Aga. No Paide nagu ründemäng, see nagu mingil määral jätab soovida veel. Levadial ka ju, tegelikult. Oleneb vastasest midagi. Kui see viimane mäng välja. Markus tõi hästi välja, et Soppinen ongi ülihea seljaga värava poole ründaja, aga sul kontrast Sten Reikord teises pooles, ma ei tea, ei tundunud. Reinkordi tugevused ei ole ju need, mille peale Paide mängib tegelikult. No jah, aga see mängu, see ülesehitus ei ole üldse nagu teatud hetkedel, kui sa ju oled treener, sa ikka tahad oma mängijatest mingi maksimumi välja võtta, aga vahepeal jääb kuidagi mulje, et Stojkovic ei võta seda maksimumi. Et tal on see oma mingi nägemus, mida ta ei taha muuta, sest kõik mängijad on harjunud ja ta ise on harjunud sellega, aga sellega ju kannatab ka mäng. Vähemalt niimoodi on nagu kõrvalt mulje jäänud. No siuke idealism versus pragmaatilisus skaala küsimus minu jaoks. Mulle tundub vähemalt niimoodi. Mitte, et ma nii süvitsi suudaks sellest jalgpallitaktikast iga kord aru saada, aga lihtsalt selline mulje nagu kõrvalt jääb. Paidel, ma mõtlesin ise ka selle mängu ajal sellele, et Paide ründemäng on jälle on nad seal samas kohas tegelikult, et on vaja suvel mingisugune seessaisugune vend tuua. Et eks nad, kas nad on arvestanud, aga nad kindlasti saavad aru, et kui nad müüvad seessaisuguse mängija, nad on sellise tee valinud meie poolt neid kritiseerida nagu juba aastaid sama lugu räägime. Pärast Anieri minekut on neil ju on see kogu aeg see probleem olnud, et enne see sai tulekut oli see ju väga tugevalt üleval, siis tuli siis sai paugutas, müüdi edasi. Sa tõenäoliselt Euro ütleb, et sa nii kiiresti samasugust keha siin ette asemele ei leia, et eks nad tegelevad, eks nad on selle koha pealt ju targemad kui meie kolmekesi siin kokku nagu oma mängu hindamise ja ründemängu pealt. Samas, kui sa selle ühe mängija müüb maha, aga miks sa siis ei muuda oma mingit siukest taktikalist lähenemist, kui sa saadki natuke teist tüüpi mängija, siis miks sa ei ehita üles seda rünnakut selle teist tüüpi mängija? Aga ükski mänguplaan ega meeskonnamäng ei ehitata üles sellele, et milline su tipuründaja on. Või siis teistpidi ka, et miks sa siis sellise mängija endale nagu võtad, kui sa ei kavatsegi tema nagu tugevuste peale kuidagi mängida. No ega ühte meeskonda ei kujundata ühe ründemängija najale, vaid ikka vastupidi. Et ründemängija peab kohanema nagu meeskonnamänguga. Et ei ole ju nii, et sa tood ühe mängija, nüüd me muudame kogu taktikalise poole, filosoofia, nägemuse, mingisugused ideed selle pärast ära, et meil on sellist tüüpi ründaja. See ju päris nii ei saa käia. Aga võib-olla mõtle vastupidi, et sa pead kujundama, sest sul ei ole sellist tüüpi ründajat, nagu selle skeemi jaoks vaja on. Siis selgita mulle, me räägime praegu Reinkordist. Räägi siis Reinkordi tüüp ära, mis tema siis tüüp on Kuressaare mäng, et pikad audid ja otse keskkaitsedelt pikad pallid kasti. Mis see Reinkordi tüüp on? Sellist, jah. Midagi sellist. Ei, selles suhtes ta on ju selgelt, ta on suur, tugev võimas, eks ju. Ta ei ole selline mees, kes sul Sapini moodi seal... Suur, tugev võimas. Mitte Sapini moodi, vaid mõne teise moodi seal all nagu mingi false nine ehitab Robi Saarma moodi. Suur, tugev võimas, siis miks see segab Paide teeb oma selle
ülesehituse väravahist mängitakse keskkaitsele, kes mängib tagumisse pocketisse, pocket mängib, keskvälja mängija mängib sulle tugevale suurele ründajale jalga, kes tõuseb, tema katab ühe puutega, võtab, teisega lükkab äärele ja avaneb kasti, sealt tuleb mööda maad tsenderdus ja siis lütke siseküljega lükka nurka. Noh, niimoodi ju... Aga miks nad ei teeni? Üritavad, eks nad treenivad. Aga see, et keskkaitse laseb otse pea peale sinna, see ju, see on väga vähe tõenäoline, et seal sellega edu saavutab. Kuidas sellest rääkisime? Võit kirjas, Vaprusele 1-0, Pavel Tõõmov, väga ilus värav. Väga mammu. Siin Pajunurm arvas, et see kevadine soojus küpsetas Vaprus ära, Saaremaal koguni 17 soojakraadi koos päiksega. Okei, Vaprusel olid tegelikult mustad vormid, eks ju, päike siras. Ja ma ei tea, minul on küll niimoodi, et 17 kraadi. Et kui sul on need esimesed soojad ilmad, sa ei ole harjunud sellega, see võtab ikkagi klapi rohkem kinni kui see, kui sa oled suvi läbi sellise ilmaga mänginud. On ju niimoodi? Ei kindlasti mõjutab, mina ei tea. Aga see võiks nagu mõlemat võistkonda mõjutada. Aga seda nüüd ka eelmine aasta juba jäi silma, et me hakkame mingid joogipausi juba 21 kraadiga tegema. Oli eelmine aasta, kuna see vahel on jah, kuidagi väga madala see piir tõmmatud ootamatult nagu. See tegelikult oli, ma ei tea, kas see oli, mis see ametlik? See on mingi EOK mingisugune mantra või nüüd? No ma ei tea. Võib-olla uue presidendiga. Ei juua võivad ju mängida. Võib olla küll EOK mantra. Ei, ma mõtlen. 20 pluss kraadid, siis on ikkagi vaja juua. Miks mängijad ei võiks juua? Come on. Ei 20-ga juua. Päris 20-ga see on, aga minu arust see lävi on nagu suhteliselt kunagi, kui see tuli, siis see oli 25 või 28. Väga kõrge pidi ikka temperatuur olema. See oli ikka nagu palava ilmaga, mitte soojaga lihtsalt. Okei, see selleks, aga Kuressaarelt ju tegelikult korralik esitus ja Pärnul kuidagi ootamatult järsku on tulemuseks, aga see, vähemalt see, mina seda mängu ei näinud, ma vaatasin ainult tipphetki. Aga juba see Pärnu Kalevi mäng, mida ma kommenteerimas käisin, oli siuke ärevaks tegev. No Vaprus on, kui sa mõtled, nende 2 võitu on tulnud ju see Tammeka 5-0 ja siis on teine, või esimene tuli Flora. Ja viigid on ka, üks on ju Kalju käest ja teine oligi see Kalev. Just, aga need, eriti arvestades, et sellised tulemused on all. Jah, nagu pigem isegi need vaatad tagumiste vastu. Omasugust ikkagi. Ütleme, Paidele Vaadia. Aga see on ju Vaprusel läbi olnud aastate jooksul, et nii-öelda kuidagi suudetakse mingisugune lisamotivatsioon nende suurte jaoks leida ja siis, ma ei tea, omasugustega läheb nagu läheb, aga mulle meeldis tegelikult, kuidas Vapruse kapten Villata ütles pärast mängu, et häbi on nende inimeste ees, kes Pärnust kohale tulid, et see oli väga siuke siiras sõnum. Villata sõnum või Villata intervjuud on üldse pullid kuidagi kuulata. Ta on väga hea intervjueerib. Kihvt inimene. Väga südamest räägib ja siuke lihtsas keeles ja... No sa näed seda ka väljakul, nagu seda, mis tüüp inimene ta on, nagu see siuke, võitleja lihtsalt. Ei salga igale poole pead ette panna, kui vaja. Aga jällegi, selles mõttes, et laidame siis Pärnut ja kiidame Kuressaaret. Siin post on mingid asjad toimima saanud ja eks nad tõusti viimaselt kohalt ära. Eks nad seal lausa eelviimased on. Tähendab eelviimased. 8. Tammeka ja Kalev on seal 4 punkti peal lõpus. Ei, see tabeli jaoks on need sellised tulemused ju ainult tervitatavad. On. Selle mängu kohta veel midagi? Ei, Tõõmov ilus värav ja rohkem teenitud võit, tundus mulle. Sel kuul ju ilusama värava tiitli peale läheb päris kõvaks. Läheb. Heitlemiseks. Harju Tammeka, ka selle reede õhtune sooja ilmamäng, Karel Eerme show. Pasher viis siis kõigepealt Tammeka juhtima ja siis teine poolaeg Harju pani seal ikkagi tõsise käigu sisse, löödi 4 väravat vastu ja vallandati siis Martti Pähn ära. Pähnast veel räägime, aga räägime sellest mängust kõigepealt. Eerme top-skoorer. Eerme on liiga top-skoorer, nii et millest me räägime? Kus me üldse alustame? Ei tegelikult ju Tammeka alustas seda mängu väga aktiivselt, väga näljaselt, eks neil oli ka ju 4 kaotust enne oli all ja tahtsid
tahtsid selle kaotuste jada ära lõpetada, aga ma ei tea, mida aega edasi, seda Harju hakkas kuidagi üles ärkama, mängu sisse saama ja tegelikult ju seal avapoole lõpus pall käis korra Alandi selja taga, aga Eerme tegi õunpuu vastu vea ja siis see värav ei lugenud, aga no teine poolaeg Harju poolt, see oli midagi nagu, no see oli muljet avaldav tegelikult, kuidas seal 2 vahetust tuli ju Kartov sisse, tuli Kose sisse ja Kartov hakkas kohe mängu tegema, kuidas seal Rudenko, Eerme, noh, see on kõva duo. Ma ei tea, väga ilusad väravad Eerme poolt, väga ründajale omased ja mis ta 12 minutiga lõi need kõik 3 ju. No see tuli suht kõpp. No tegi ju praegu. No selgelt. Ma arvan, ta peab seda nautima. See enesekindlus, mis tal lõpuvile järel oli, et me läheme nüüd Florat ka kotti pistma, et see on, tegelikult see on väga lahe. Aga see võib kätte maksuda, muidugi. Ma olin ise perega pooljuhuslikult sattusin selle mängule. Oli näha, aia taga olite. No, okay, näidati ära. Jah, kuidagi seal alguses vaatasime, et lähme korra sinna säästusektorisse vaatame, korraks mängu, aga siis vaatasime, et lähme võtame süüa ka natukene, istume ja vaatame, nii et nägime mingi täpselt seda teist poole aega ja seda Eerme show'd seal. Et tegelikult see laagri, see melu, mis seal oli, see oli väga mõnus, täpselt see soe õhtu, sul on inimesi, 300 oli vist see ametlik publikunumber. Mul endal tundus, et seal võis isegi rohkem inimesi olla, sest seal, et inimesed nagu hajuvad seal võtta päris ära, seal on mingid mänguväljakud on ju, seal see kooli õu, kus... See oli see mingi kallak ka ja siis inimesed istusid. Jah, kallak, inimesed istusid, mingid inimesed koertega seal tulid jalutama, seal tegelikult saab sinna staadionile nagu sisse jalutada, nii et see ei tule sealt pileti sellest läbi, nii et selles suhtes mingid juhuslikud inimesed ka põhimõtteliselt võivad sinna sattuda, nii et mul tundus, et seal võis isegi rohkem inimesi tegelikult olla, aga see mõtlen, see melu ja siuke õhtu oli väga mõnus, ma kujutan, et Harju fännid ja inimesed, kes päris paljud inimesed olid seal mingisuguse Harju sümboolikaga, väga paljud oli lapsed käivad seal trennis ja see piirkond on ju tegelikult päris ehe kogukonna värk. Jah, rahvarohke ala on ju see laagri kant, kus nagu inimesed tulevad sinna kokku ja kelle lapsed seal käivad, et ma arvan, et nad läksid ikka väga mõnusa tundega koju pärast ja tahavad veel tulla. No kindlasti, see on tegelikult päris, mitte ei taha nüüd nii tugevat sõna nagu fenomenaalne kasutada, aga päris vinge värk, mis Harju on püsti pannud ju. Eriti arvestades seda, kuidas meil üldjuhul need pundid on esiliigast kõrgliigasse tulnud, et pulli pärast võiks mingi Sokkernetki kas või teha mingisuguse statistika. Numbrinoppe, jah, et kui tihti... Sa mõtled just, et kui oled kõrgliigas tõusnud esiliigast, et mis need kõige turskemad kohad on, Kalju kunagi tuli ju täitsa... No Leegion viimastest aastatest. Leegion tuli esiliigast, aga nagu üldjuhul on see ikkagi, tuleb nagu hästi raskelt see. Neil on see kogemus all ja alati on see, enne hooaega me ju rääkisime ka Harju puhul, et neil on see ülemöödunud hooaja kogemus kõrgliigast all ja et kas see nagu maksab või kas see määrab midagi. Aga näed, maksab küll ja ma vaatasin ka seda mängu ja need poisid teevad seal nagu täitsa jalgpallurite liigutusi, mis on ju Eesti Premium-liiga mängijale kohane ja mida on mingil hetkel ilus vaadata, et ei ole mingisugune kandiline kangutamine, vaid on nagu normaalsed jalgpallurite liigutused, liikumised, kõik on nagu, neil on 10 punkti koos, on ju. Mis nad oma esimesel kõrgliga hooajal nad said kokku 20-23, et... Peaaegu pool juba. Ja just, kui siduda seda, siis see oli nii-öelda see kättemaks selle 2023. aasta 36. vooru mänguga, et kus see finaalmatš oli Tammest. Tammeka oli ka tegelikult tuli väga, väga suure kaotuste laine pealt. Et selles mõttes on jumal tore näha, mis see Harju korraldab. Jah, ja see... kuhu ma tahtsin nüüd jõuda? Et nad ei tee seda niimoodi, et nad oleks tõusnud kõrgliigasse ja siis toonud endale kõik, ma ei tea, igalt poolt ülejäänud mängijad meeskonda, vaid neil on ju väga paljud on ikkagi sellised oma poisid. Ja, mingid mehed ju toodi tagasi. Mõned mehed toodi tagasi, aga see keskkaitsesse tõid nad lisa, on ju. Piht ka, on ju, aga need on üksikud mängid, selles suhtes on, sul võib-olla ka esiliiga hooajal sa tooksid mingisuguseid jõude endale juurde kuskilt, on ju, et aga sul on suur osa ikkagi selgroog, meeskonna selgroog on ju sisust oma kasvandikud.
jah, ja see ongi, ja sellepärast sul need ongi seal koertega pered ja lapsed ja mitusada pealtvaatajat, et oma poisid mängivad ja äge, et kiitus siis kogu Harju klubile või vähemalt hetkeseisuga tuletame meelde, et loomulikult hooaeg on pikk ja ka siin need põhilised konkurendid, kes siin kõik neil on, ma eeldan Kuressaare Kalev, võib-olla ka Vaprus siis või? Ja miks mitte? Aga ütleme, et süües peaks nagu isu kasvama. 3 punkti esinõigus praegu. Eesti liiga vast. Või sellest ma räägin süües peab isu kasvama. Hakkab ka, nagu need Vapruse fännid laulsid 1 aasta, et mingi mitu mängu on Euroopa liiga, nii et tegelikult see muidugi sellele pöörati ka tähelepanu, et jah, see Euroopa liiga nendel ikka päris palju minna, et selleks peate kõigepealt konverentsi liiga võitma. No ja siis seda. Aga ma tahaks tegelikult ühe mängu veel Harjust välja tuua, Andreas Kaevats. Tal on debüüthooaeg, aga mul on selline tunne, nagu ta mängiks juba, ma ei tea, mitu hooaega Premium liigas. See, kuidas ta nendesse olukordadesse, ma ei tea, ennast salgavalt viskub, ta on kogu aeg, ta on peavalu vastaste ründajatele. Ta on selline väle, isegi natuke võib-olla lühikest kasvu, vähemalt Lauriga võrreldes on kõik lühikest kasvu, aga ma ei tea, mulle väga-väga imponeerib ta. Ta võib-olla on mõndadel nagu radari alt läbi läinud, aga kui sa ikkagi vaatad, kuidas ta seal kaitses, kuidas ta ennast positsioneerib, kuidas ta jõuab nendesse olukordadesse, ma ei tea, ma soovitan vaadata, päris muljet avaldav. 20 aastane. Samamoodi unustasime siin Flora mängus, et Tovtsik tegelikult vasak kaitses on ennast ikkagi väga korralikult kehtestanud ja ta naudib seda. Ja saab hakkama nii kaitses, palliga on üsna enesekindel, ei pabista, surve all suudab mängida. Et päris kihvt, et neil oli seal vasakul äärel oli see Tovtsik ja siis oli Alamaa ju Floral või? Jah, ääre peal. Jah, terve see äär, et kahe peale on neil kokku aastaid. Flora on üldiselt tegelikult üldse suhteliselt ju noore koosseisega mänginud, kui sa mõtled selle kaitseliini peale, aga Hussar on seal justkui nagu veteran juba, et seal on Kolobov ja Tõuges ka siin 20 napilt peale, eks ju, Tastik on vist 19. Jah, aga see ongi, ma olen ju varem sellele ka tähelepanu pööranud, et Eesti liigas, ütleme see 17-18, siis on sa saad oma võimaluse, kui sa vähegi tõsisemalt seda asja siin Eestis ajad, siis sa saad oma võimaluse, lihtsalt sa pead olema piisavalt mees, et seda ära kasutada, et loomulikult ega keegi nagu niisama, ükski Eesti Premium liiga meeskond ei hakka kunagi tegema niimoodi, et võtab ühe lihtsalt sellepärast, et sa oled 16-aastane, et ma nüüd viskan su peale ja siis mulle topitakse iga mäng 5 tükki. Et kuskilt läheb piir, et see mängija peab olema piisavalt valmis sellest olukorrast nagu maksimumi väljavõtmiseks ja enda kehtestamiseks ja sellest hetkest on sul võimalik oma jalgpalluri karjääri alustada. Ja Tovtsiku puhul on see ju ühe näide, et sellest hooajast tegelikult Eesti mõistes alustasid sa oma jalgpalluri karjäärina. Selles mõttes, et ja siit on sellest hetkest on ainult edasi võimalik minna. Aga seal oli teine võistkond ka väljakul Harju Tammeka mängus. Tammeka siis sai päris korraliku saamaka ja tuli siis, palju läks mööda, 2 päeva, kui tuli siis teada, et Martti Pähni pühapäeval. Mitte ei tulnud teada, et Martti Pähn on ametist, ma ei tea, tagasi astunud või tagandatud, vaid Tammeka tänas oma endist peatreenerit Martti Pähn, et see sotsiaalmeedias sõnastus oli kuidagi siuke selline nagu justkui kõik oleks juba teadnud ammu, et ta on endine peatreener, aga tegelikult see uudiskoht oli selles sõnas endine siis. No üldse tegelikult Tammeka tegevjuhi Kristjan Tiiriku väljaütlemine, et nad ei ole otseselt, mingi kiirkorras kaardistamine on käinud, aga kui sa ju teed siukse otsuse, sul peaks juba olema mingisugune alternatiiv olemas. See muidugi on alati ju räägitud, et sul ideaalist nagu see kogu aeg tegelikult taustal see töö käib, sa kaestad kogu aeg ära, iga mingi aja tagant, et kes nagu vahel sul oleks järgmised. Ma saan aru tegelikult, võib-olla sul Tammeka suguses klubis, kus sul on Tiirik on seal 1, 2, 3 ja 4 ameti peal, võib-olla sul ei jäägi nagu reaalselt mahti sul mingisugust sellist tööd ka veel taustal kogu aeg teha, et aga ilmselt ega väga palju neid klubisid pole, kes on kaardistanud selliseks olukorraks mingisugused inimesed ära, et ma arvan, et Paidel on mingisugune list ja Floral oma klubi siseselt mingisugune
hierarhia seal paigas, aga ülejäänud klubid sisuliselt hakkavad tegelema sellega siis kui vajadus tekib. Siis, kui vajadus tekib. Narva Transil oli aastaid alati olemas. Valeri Bondarenko. Oli kogu aeg kaardistatud, jah. Ta oli alati olemas. Iga kuu vaadati. Aga mulle jäi ka see silma ja kõrva, et see Tiiriku see, et hakkame nüüd alles, et kuidagi alguses käivad, lööme halu puruks ja siis hakkame vaatama, et kus me selle riida laome, et aga no ju siis tunti, et siit on, see tupik on nagu nii selge, et siit nagu halvemaks ei saa minna. No selline mulje ju jäi. Aga riigipühal vallandati? Pühapäev niikuinii. Oli riigipüha? No oli jah tegelikult, sest mingid kohad olid kinni. Mis see oli topelttasu siis? Sellest säästeti see või? Ei, just vallandamistasu on topelt. Selle asja peaks küll vaatama, mis asi, sul on riigipüha nii pühapäeval ja sul mingid asjad on nagu kinni, mis muidu pühapäevad on lahti. See selleks. Aga Raul, sa ehk tead paremini, sa ju viisid läbi selle küsitluse jalkaajakirja tarbeks, et kas keegi üldse ennustas, et Tammeka on see esimene, kes seekord oli 2 küsimust, siis oli niimoodi, et see ajakirjanike ennustus, mis tuleb siis märtsikuu numbris, eks ju, 2 küsimust oli seekord nimeta üks peatreener või üks klubi, kes ei vaheta ja nimeta üks klubi, kes vahetab hooaja jooksul peatreenerit, eks ju. Ja just enne saadet täna vaatasin üle ja mitte keegi on kummaski kategoorias Tammekat maininud, see oli vist mingi 17, 18, 19 ajakirjanikku, eks ju. Et ühesõnaga Tammeka kohta ei omanud keegi piisavalt tugevat arvamust, et teda emmas-kummas kategoorias. Aga samas keegi, ma arvan, ei uskunud ka, et neil 8 mängu järel 4 punkti on, et ja 5 kaotust järjest. Selles suhtes, et naljaks mõelda, et see eelmine hooaeg oli nagu üle ootuste hea, eks ju, aga tegelikult enne seda oli ju see nagu punased tipud olid igal pool õhus. Eelmine aasta nad ju justkui mängisid terve Eesti vastu, et kõik ju ennustasid viimaseks, ka meile tehti väike siuke ninanilps, käisin Tammeka hooaja Torge, käisin Tammeka hooaja avamisel, kingiti toimetusele meepurk selle tõttu, et me nad viimaseks panime, et oleks võinud võib-olla see aasta uuesti, aga üllatav ju igal juhul, minu jaoks oli üllatav, et siuke käik tehti. Ta oli, kusjuures ma tolle mängu järel selle ühel päeval, mis oli laupäeval, ma nagu korra ise mõtlesin, et huvitav, et tundub nagu ärev tegelikult seis, et sul on 5 kaotust järjest, sa saad harjult nagu 4 tükki, eks ju, eduseisust veel ja siis ega see tool nagu selgelt oli ju kõige kõikuvam Premier Liigas, võib-olla see Teemu Taini oma enne seda 9-0 oli nüüd natuke nagu kõikus ja siis jäi korra nagu paigale ja siis võib-olla nüüd kõigub uuesti, aga kui nagu üks võistkond oli selline, kes oli just kui kõige lähemal vahetamisel, siis pidi ju see Tammeka olema, aga selles suhtes jah, et sul nagu oma tüüp Pukis, kes on tegelikult sul mitu aastat ju asja ajanud, eelmine hooaeg oli korralik, et seal justkui ei oleks mingit sellist halba fooni nagu all ka, et 8 mängu pealt, aga ju siis nähti, et see asi on nagu nii tuksis omadega. Nojah, nüüd saab olema pull näha, et kes asemele? Siim Valtna on praegu kohusetäitja, eks ju, kes on pro-litsentsi värskelt saanud. Valtnast räägitakse Lõuna-Eestis päris hästi. Kiidetakse, et üks klubi teatavasti tahtis ka kunagi peatreeneriks siin hiljuti, aga... Mis asja? Keda? Siim Valtnat? Jah. Üks klubi? No las olla praegu. Aga... Kes teab, see teab asju. Podcasti mõte ongi see, et sa avaldad midagi, mida teised ei tea. Konkreetseks nii läinud, see lihtsalt oli... Nemad oli kaardistanud selle. Palju seal Lõuna-Eestis ikka neid kõrgliga... Seal on Elva, seal on Velko, seal on Võru Helios. Tammeka Tuube. Velkoga on tal väga tugev side. Siim Valtna on minu lennust, Tammeka 87. Et eks nüüd, kui tulemust teeb äkki siin 1-2 mängus, juhul kui, kes neil vastased on, mis mängud ta saab. Tammeka Kure on esimene kohe siin homme. Noppi sealt 3 punkti ära ja... Levadia on pärast. Siis on pahandus. No noppi sealt ka 3 punkti ära. Noppi 4 punkti. Võta kas või viik. Väga kui sul on, siit ütleme 2 selle nädala mängust tuleb vähemalt 3 punkti ära võtta. Tammeka Kuressaare kodus sa ju ometi ei lähe viiki mängima. Mulle need sinu need alati need meeldivad, et sa ju lähed sinna, lähed seda võitma ja sinna lähed võitma ja need on pullid, aga lihtsad. Võta, jah, nüüd on jälle
sama nagu me räägime noormängijate puhul, on ka treenerite karjäärid kuidagi saavad alguse, et näed, nüüd on see koht, mine tõesta. Ja Pähn sai samamoodi ametisse, see Santos, ta läks vist ise ära või? Kuidas sellega oli, see oli ju mitu aastat tagasi juba. See oli see mingi tiraad ETV eetris pärast vist seda. Ei, ta läks ju ise, ta umbes ütles, et mul on mingi uus töökoht olema, siis tuli välja, et seda vist ei olnudki. Mingi segane olukord oli sellega. Aga samamoodi, et nüüd on see koht, näed, mine tõesti, võta siis 3-4 punkti 2 mängust ja siis mine kontorisse küsi, et kauaks, kui pikka lepingu teeme. Ta on praegu noortetöö juht, seal on selgelt ju pro-litsents on olemas, sul ei ole mingit takistusi, et ta nagu pikaks ajaks ametisse jätta. Ja Tiirik ütles, et nad Pähna tahavad ju alles kätte, et äkki lihtsalt noortetöö ühiks vahetavad ära ja on asi antse. Jah, et ma Siim Valtna kohta ma tunnen teda kui endist trennikaaslast ja meeskonnakaaslast noorteklassist ja milline inimene ta on, et kindlasti on ta nüüdseks juba vähe küpsemaks saanud ja ta on päris kaua seal treenerite maailmas tiirelnud, et huviga nüüd saab siis seda järgmist Tammeka mängu vaadata. Kiire Viktoriini küsimus, kes on hetkel Premier Liiga pikima staažiga treener? Kurro Torres või? Oma klubis kõige pikemalt olnud? Ei ole? 5, 4. Klubisid vaata. Igor Prins, jah. No mõlemad tegelikult, Prins vist sai natukene varem just kui nimetati ametisse, aga mõlemad tegelikult 2023 hooaja algusest, ehk siis 3. hooaeg või 2 aastat natuke peale. Ja selles edetabelis 3. on Nikita Andreev, kes minust nagu justkui eile sai Kalju peatreeneriks, et meil tegelikult päris nagu selline huvitav treenerite koosseis, kes on, ma ütlen, 2023 on kõik tulnud 2023 või hiljem nagu. Et meil ei ole ühtegi sellist pika staažiga treenerit. Martin Pähn oligi enne seda kõige pikemalt. Hooajal ja hooaja alguses ka ju räägiti, et väga nooruslik on see Premium liiga, noored treenerid ka justkui. Staaži poole. Prins on ka kõige vanem treener muidugi. No, jah. Ja, aga need UEFA või mis rahasid me siin jagasime, need solidaarsusrahad on laekunud ja nüüd saab natukene treenerid vallandada ka. Saab laamendama hakata, jah. Võt nii, et huvitav näha, mis siis Martin Pähnist üle saab, mis saab Tartu Tammekast edasi, kas Valtna jääb või ei jää või Tiirik seal vihjes ka, et võib-olla vaatame välismaale, eks, et eelmine treeneri tuli enne Pähna välismaalt ja Tammekal neid välistreenerid on olnud siin ka ju omajagu. Omajagu on pange pandud. Omajagu on pange pandud. Välismaale Kalasnikovs. Jah, Kalasnikov. Jotist Amatopoulos oli kunagi. Mingi sakslased olid siin kunagi. Siis oli see ei olnud või? Hispaania, Portugal. Santos oligi see Miguel Santos enne Pähna. Portugal on. Pähna või Pähni? Ei tea. Aga nagu hooaja keskel, kus võtab välismaalasest treeneri, kes ei tunne liiga, et sul on eestlane olemas, tundub nagu kõige loogilisem variant üldse. Tunne liigat, ma ei tea, kas seal on nii suur, kui sul nabilised olemas, siis kas sellel on nii suur nagu mõju või? Stoikovist tuli ka, Stoikovist teadis, jah. Stoikovist on siis jah, selles tabelis 4. muideks, 23 suvel tuli tema. Nojah, aga olgu. Narva Trans ja Nõmme Kalju mängisid Fama kunstmurul, mis siis tuli ka uudis, et läheb ju vahetamisele nüüd peagi, mis tõttu mängib Trans ühe mängu Premier Liigas sisehallis. Mis on ka komöödia. Trans Kalju 1-2, nii. Tammeka saab siis viimane võõrsil meeskondale, kes mängib selle vanal Famal. Võtke tükk kaasa. Pärast seal vaiba lõikuritega võetakse. Tammeka ise hakkab ju ka Sepal lõpuks vist vahetama või midagi hakkavad mingit raha koguma või üritab, ühesõnaga see protsess on käima lükatud. Müüvad suvel Basheri maha 100 000 eest näiteks, 1/3 kaetud. Nüüd 300 000 eest on terve välja kaetud. Ei oleneb, et see kunstmuru vahetus, kui sa ainult katet vahetad, siis kui sul alus jääb samaks, siis see maksab mingi 150 000 on ainult see pealmise ma ei tea siis kattevahetus. Aga koos nende alustöödega, juhul kui sa, ma ei tea, sprinklerid panna sinna. Tahad nagu kuskile muruplatsi peale teha uue kunstmuru, et sul on see aluspinnatööd ka, et siis läheb see sinna 300 000 kanti vist. Vähemalt minu arusaama järgi on need suurusjärgud sellised. Mis need, seal ju uudises toodi tegelikult välja, Tammeka tegi väga pika ülevaat sellest, seal ju mingid numbrid toodi välja, mis see vajadus oli, et ka praegu... Rahavajadus või? Jah, peast ja siis sellest saab välja lugeda, et kas nad hakkavad sealt all ka midagi kõpitsema või mitte. Aha.
aga ma ei tea, kas seal all on vaja idee või võib-olla on vaja või? No vot, ei ole spetsialist, ei tea. Ei, no, Famal oli see ju, et see kuulus soojendussüsteem, mis seal vahepeal ju tõrkus, et see vaadatakse üle nüüd. Famal on soojendus või? Sa arvad, et see kunagi... Famal on soojendus või? Ei, kunagi oli mingi teema ju, et seal ei saanud ju mingid mänge pidi ju edasi lükkama, sest seal mingid torud lõpetasid seal töötamise. Ja lendas õhku. Oli mingil talvisel või sügisel ajal. Ja mingi asi lendas õhku, seal oli veel, mingi siuke lause oli. Ei, no see Sepa kogu maksumus jah, nii-öelda käibemaksu 300 000 eurot. Noh, siis on seal... No ja nad ikkagi tahavad seal neid pinased õid ja kõik see kunstmuru ja kõik see välja vahetada, et noh, põnev. Aga Famal siis mängiti jah, Kalju ja Narva ja korralik jõuline andmine. Jõuline andmine 2-1 Kalju lõpuks võitis, 3 väravat Fama kunstmuru üles mängus, ma ei tea, selle hooaja tippmark äkki või? Ei ole või? Kure lõi 2. Et, aga noh, Kilerme lõi seal esimese, Musoliitin tõrjus ühe palli veel väravasse ja siis Maksimkin seal sai värava enda nimele lõpus, mis Trans tagasi lõi, aga noh, selle mängu puhul selgelt ütleme, pealkiri oli see, mis siis Kalju teine värav oli, ehk siis Aleksandr Musoliitin, nagu ma ütlesin, ei löönud seda, vaid ta läks blokeerima vastase läks pressi tegema. Läks pressi tegema, sai palliga pihta ja pall kuidagi põrkas siis väravasse, nimelt Matrossov. Ei no Matrossov, no kuidas ühel mehel niimoodi saab nii palju kordi juhtuda? Matrossov on naljaks selles suhtes huvitav väravat, et ta on tegelikult tase on ju korralik, ta on tugev Premieriga tasemel väravat, samas mängus ta tegi ju väga häid tõrjeid, aga ta lihtsalt, nagu me Kolopovi puhul rääkisime, et sul need paar mingisugust pläkki, mis sisse tulevad, on kuidagi nii nagu silma hakkavad või nii karjuvad, et sellest tekib nagu võib-olla mingisugune mulje, et no jaa, aga see ei ole ju kuidagi korda läinud aasta, kui Matrossov ei ole mingi käkiga hakkama saanud. Eelmine aasta üsna samal ajal ju oli Transi ja Paide mäng lõppes. See Kristali värav. Kristal jah, just kui tsenderdas ja siis Matrossov, no see on siuke laste jalgpalli näide. Läbi, kahe käega. Et see ka, okei, sul ongi nagu ootamatult tuleb see, aga ma ei kujuta ette, miks ta ei panna neid käsi üles või ei lükanud seda palli nagu ära. Mitte keegi ei saanud aru. Miks sa tal kaotas lihtsalt selle orientiiri värava näol, ta kaotas ära, kus ta on, ta ei saanud aru, kus ta on sellel hetkel, sellepärast, et ta oli, nad ju olid ju palliga, ta oli siis seal väljapool 16 kasti peal ilmselt. Ei no see selleks, aga kui see ei olnud ju kaugel see pall, selles suhtes sa pead käed ikka vastu, miks sa peaksid ootama seda põrget nagu, isegi kui sa kaotad värava ära. Eks ta kaotas nagu selle ära, kus see värava keskmine koht on ja eks ta kaotas ka selle ära, kui kaugel see värav on nagu tema seljast. No mida iganes seal juhtus. No midagi kiilus kinni. Koržovski tegelikult väga õigustatud ka kaitsestada pärast mängu, eks ju, et ta on meid nii palju ära tassinud ja tassib ka järgmises mängus, eks andis nagu selge vihje, et me mingisugust tõmblemist seal tegema ei hakka. Et Koržovski on üldse vist 4 mängu järjest pannud sama algkoosseisu kui täpselt. Ta ei muuda üldse. Seal on asjad selged. Aga näed, me räägime siin, et Paide üritab ühte jalgpalli viljeleda, Kalju Andrejevi näol üritab ka vahepeal mingid sarnaseid liikumisi ja filosoofiat väljakul ellu viia, aga jalgpall on ka ilus sellise värava näol näiteks nagu Kalju lõi esimese. Pavlovi pikk pall, lihtsalt pikk pall, okei, aga see pikk pall on terve meeskond teab, kuhu see tuleb, et seal on mingisugused pikemad mängijad, kelle peale see tuleb, selles mõttes on läbimõeldud pikk pall. Aga välja näeb see lihtsalt, et lööme ette. Lüüakse sulle, kelle peale see tuli, Kase peale või? Kask vist oli, kes pikendas esimese värava? Vist oli küll, jah. Ja sellel hetkel see äärepoolik, ta võtab nägu ees, teeb jooksu siis vastase keskkaitsja ja äärekaitsja, ütleme, vahelisse tsooni ja sul on momentaalselt on sul eelis, sellepärast kaitsemängija on näoga nii-öelda minu poole, ründava mängijana olen mina näoga vastase värava poole. Ja juhul, kui see minu mees selle palli võidab ja sealt tuleb see siuke ripsakas. Õigeaegne pall või õigeaegne sööstus. Siis ongi 1-1 minek ja siis oligi ju pikk pall, pikendus ja 1-1 löödi 1-0. Väga, väga ilus ja ka välja mängitud värav, mis on pikast pallist, pikast söödust, ette löömisest. Ikkagi teine mees, pikk mees, Patrick Eves oli. Aga ta on ka nagu ülihea target man, kellele neid
lasta. Nad on jah, pikk poiss on ju. Et selles mõttes, et üldjuhul kaitsemängijad, need pikad pallid, noh, üldjuhul on seal sellel peapalli mängimisel on kaitsemängijal eelis, sest see pall tuleb nagu tema suunas, ma saan selja tagant tulla, on palju lihtsam neid peapalle võita. 10-8 sul keskkaitse või äärekaitse või keskpoolik võidab need pallid ära. Aga juhul kui, aga see äärepoolik, selle jooksu peaks nagu tegema kõik need 10 korda. 8 korda ta ei saagi palli. Ja ühe korra tuleb ja siis oledki 1-1 ja 1-0. Jah, Killerme siis taas säras palju tal nüüd neid resultatiivsuspunkte koos on. Pakuks mingi 3+4 või 3+... 3 väravat ja sööte on tulnud tal 4. 7 tükki, 8 mänguga. Pole paha. Jälle tegutses vasakul äärel, nii palju kui mina mängu nägin. Kuigi mulle meeldib ta paremal äärel kuidagi miskipärast enam. Aga tal meeldib vahepeal ka sinna kuidagi keskele ära eksida, et paberi peal on ju antud isegi nagu 2 ründajana, ühena 2 ründajast vist üles, et see selleks, mis seal paberi peal üles antud on, et see Pärnu Vapruse formatsioonid on juba legendaariks antud. No eks Andreev on ära tunnetanud inimtüübi, mängijatüübi ja praegu tundub, et läheneb temale õigesti. See on huvitav, sest mingi päev uurisin ka, et kas ta nagu tonkab mingit keelt ka peale Portugali, öeldud, ei tonka. Et kuidas see, nagu see suhtlus tegelikult nagu reaalselt käib? Kas see käibki mingite äppide kaudu või jalgpallikeel on universaalne keel ja mis need laused kõik on? Taktika taflil. Goal. Score. Ma tahtsin just öelda, et Andreev ju äkki tonkab mingit võõrast keelt. Samas Hispaania ja Portugal, võib-olla seal mingisugused terminid saab nagu korra üle rääkida. Mängijad ka on sellest keeleruumist, kes saab tõlkida. Andreev ajab asju. Diago Baptista oli ju, kus tema kadunud on üldse, aga Esiliigas, jah. Mitu ründajat toodi ju, Kevin Dalmeida ja kes nagu on täitsa ära vajunud seal. Eks seal on need välismaalasi, kes tonkavad seda keelt ja Andreevi asja ajamine käib ju tegelikult meeskonna siseselt inglise keeles. Me ei tea, et need välismaalased, kes tonkavad seda keelt, ka inglise keelt omakorda tonkavad. Aga võib-olla, ma ei tea, ma arvan, portugallane võib-olla suurema tõenäosusega tonkab kui brasiiliane. Millegipärast siuke tunnetus on. Ma ei tea, eks erinevad meeskonnad lahendavad neid olukordasid erinevalt. Sa oled ise ka ju olnud Levadiates asjas, kus on ju välismaalasi sealt kandist olnud, kes võib-olla on umbkeelsemad. Kuidas nendega on? Alati on sattunud kuidagi üks mängi ja keegi on ikkagi kõrval, kes tõlgib. Et kuidagi on see ära lahendatud, sest Eesti klubidel pole sellist võimekust, et nagu ma ei tea, Hiinas või Saudi Araabias, et palgatakse tõlgid. On ju väga hästi kuulus klipp, kus oligi Saudi Araabia MM-il ju, oli see peatreener riietusruumis hästi emotsionaalselt rääkis ühes keeles ja siis see tõlk kõrval nii-öelda dubleeris seda kõike, nagu üritas samamoodi mängijatele viia. Aga see on jah lahendatud üldjuhul, on meeskonna seest suudetakse need asjad ära lahendada, et kas või koosolekul keegi tõlgib ja meil Levadias oli mingi hetk isegi tõsteti mängijaid enne koosoleku algust, peatreener ütles, et ma ei tea, Raul, istu sina sinna, et saad tõlkida kõik, mis vaja on. Et need meeskonna siseselt üldjuhul Eestis suudetakse ära lahendada. Aga Matrosov siis tegelikult, kui niimoodi mõelda 3-0 mängu, 2 pealt ja tõrjed selle hooajal, et kui see üks hooaja käkk nagu sisse tuleb, siis ma ei tea, sa pead selle eest alla neelama, et ega meil selliseid väravahte nagu RT Transil ilmselt seal käepärast võtta ei ole, kellel ei juhtuks niimoodi. Jah, tegelikult ju Kreismer varuvärava hinna on ka päris hea vähemalt. Mingi hetk ju euromängudes oli väga hea, jah. Kui Matrosov päriselt nagu pingile jäeti siis korraks, aga Kozlovski, ma ütlen, andis vihje, et seekord seda ei juhtu. Seda enam, et ta tegelikult selles samas mängus tegi ka ju päris mitu sellist head reaktsiooni tõrjet. Aga Transil ka ju tegelikult ju 4 nii-öelda kas omasugust või isegi natukene nii-öelda nõrgemat vastast ees, et sealt võtta Transil on nüüd väga mitte 4, vaid seal on isegi rohkem vist. Üks karikamäng tuleb veel Levadiaga vahele ja siis Kalev ja Harju ja siin tulebki Vaprus, Kure, Tammeka, Vaprus. Seal on mingisugune 7 või 8 mängu tuleb järjest, mis ei ole nagu selle esineliku vastu. 31 mai on alles Paide. Terve maikuu on ju. Et jah, Transil on nüüd aeg hakata punkte kõvasti noppima, nad on praegu vist Kaljuga ju samal pulgal, eks ju, 13 punkti peal ja
selles voorus nüüd tuleb Kalju, Kalju mängib Kaleviga, Trans mängib võõrsil Väprusega, et mingi väike võimalus on, et Trans punnib mööda selle isegi Kaljust, aga see eeldaks seda, et punkte võtab Tallinna Kalev, kes siis suutis saada hakkama selle Premier League hooaja suurima kaotusega või siis vastupidi, Levadia sai hakkama selle hooaja suurima võiduga seni, tuleb öelda, eks siis 9-0 Sportland Arenal, ma ei tea, kas tolle mängu eel kasteti või ei kastetud väljakut, Kalev oli koduviskanud. Seal vist mängu ajal natuke kasteti. Seal Leili visati kõvasti, on ju. Aga loodus tuli ka appi. Jah, seal oli ju vihmasadu ka, õigus. Ma ei tea, mis selle mängu kohta öelda, et esimest korda selle hooajal jäi ju Joao Pedro jäi täiesti pingile. Väga ei olnud vaja, Otto oli asemel. Väike selline rotatsioon ilmselt nädalasisest vooruga arvestades. Otto lustis täiesti seal mingid 3 väravasöötu, mis sai kirja, seal oli esimesele väravale oli, või teisele oli. No ta teenis penalti, andis 2 väravasöötus, vist hokisööt ja ise ühtegi ei lööndki, see on 9-0 võidumäng, aga sellegipoolest oli üks võib-olla isegi mängu parimaid. Oli küll, jah. Tambetuu siis lõi penalti +1, Musaba sai 1, Roosnup sai 1, Džiri 2, Ainsalu 2 ja Keero siis... Džiri 2+1. No jah, ma räägin ainult väravatest praegu, ja Keero siis lõi seal 9. Välismaalased paugutasid, jah? Ma lugesin kokku 19 väravat löödi see voor, 10 välismaalased. No, enne seda, ma vaatasin, käisin silmadega üle ka 3 eelnevat vooru. Siis oli kohe umbes suurusjärk poole vähem väravaid löödi kogu vooru peale ja välismaalaste see värava osakaal oli seal 20 juures. Nüüd oli 50 juures. Ehk siis protsentist rääkides. No päris mitmetes võistkondades, samas Paides nagu väga ei ole, on ju ründavaid mängijaid põhijõude välismaalased, Kaljus Levadias selgelt on. Tammekal on Basher, eks ju. Kui niimoodi hakata mõtlema. Ka Transil ka Poore ikka lööb, jah. No Rudenko lõi ka, eks ju. Seal ikka on, jah. Jah, nii ja naa, on ju. Kuidas kellelgi? See mäng lihtsustana lihtsalt kokku võtta, ega Kalev on noor, varakul lõid ära ja eks see enam-vähem lõigi see esimene poolega oli just 2-0 või? 3-0. Või 3-0, jah. Aga see oleks võinud isegi 5-6-0 olla, et seal Levadial oli oi, kui palju võimalusi, et seal Ainsalu sai 1-1 minna, Otool oli ülihea võimalus, et seal natuke raisati ka, aga... Džiri lõi väga mitu ilusat väravat, eks ju, mis sa rääksid see 6 ilusamate väravate konkursile, võib-olla mõni kvalifitseerub, eks ju. Kui mitte mõlemad. Kui mitte mõlemad, jah, seal mõlemad olid ilusad löögid, jah. 2014 ka ju Levadia võitis Kalevit 9-0, et ajalugu just kui kordus. Levadia tuli 2014 meistriks, kui ma õigesti mäletan. Ei olnud probleeme selles mängus ja Levadia, võta üks, viska teine, sealt mingid mehed ei saagi minuteid, et Joao Pedro-sugused mehed saavad puhata. Ma ei tea. Aga uus mees sai ka, Viktori. Jah, Viktori Boro sai ka ju debüüdi Peetsoni asemel. Poole ajal sai sisse, jah. Seal oligi, Kurra Torresel oli see luksus, et palju ta seal poole ajal vahetusi tegi. 2 tükki vist oli ikka. Kohe poole ajal, et kellel Fantasy's Peetson oli see võis päris vihane sul siis, jah? Minul ei olnud. Mina teen seda Fantasy tipsterit, ma soovitasin Joao Pedrot kapteni valikuks. Kui ta üldse mänginud, siis läheb paru kapteni. Aga jah, see enne mängu ju oli Levadial oli särgid tehtud jälle, kiiret tervenemist. Paša, jah. Ja siis siit poolt, meie omalt poolt saadame ka ikkagi head tervist Pašale, aga kindlasti on väga palju, ma arvan, jalgpallisõpru vaatajaid, kes ei tea, kes asi see Paša on või mis asi see Paša on. Pavel Kasakov, endine mängija, endine mängija ja selline tegelaskujuis Levadias, kelle suguseid meil enam, ütleme, klubide juures vanasti oli rohkem, aga järjest vähemaks neid näeb, et tänapäeval me nimetame nad ümber kõik igasugusteks, nagu see ütle nüüd Paidel. Martin Kase on nagu manager või manager. Mitte administraator, aga see Kitman, vanakooli Kitman, eks ju. Jah, aga ta täidab veel 7 ülesannet, aga tal on konkreetselt manageri nimetus või mis need on, et meil on spordidirektorid ja siis on meil füsioterapeudid ja fitness-spetsialistid. Aga vanasti, ütleme, ma suutsin nagu välja mõelda praegu 3 sükest tegelast, et Paša, kõik terve jalgpalliringkond teab teda Paša nime all.
Pavel Kasakov on ju, siis on meil Tartu tammekas on Koša. Kõik teavad teda Koša nime all, Vladimir Herik, kes on olnud aastakümneid selle jalgpalliklubi. Tammeka umbes sünni juures olnud ja siiamaani. Ja ütleme, et siis Flora aegadest mulle meenub, või siiamaani on siin, figureerib siin Alle Kokaranel, Tädi Elgi. Et nad on, nüüd on ta seal, ilmselt formaalselt on ta tänasel päeval Jalgpalliliidu töötaja, ta on administraator seal vastuvõttes. Aga ta oli Tädi Elgi ja tema meil pesi pesu ja oli siuke iga päev kohal ja vaat need on nagu siuke, kuidas ma ütlen siis, see maasool või selle klubi väärtuste ja traditsioonide ja mingite õpetussasside või sõnade edasikandjad. Et neid järjest jääb vähemaks selliseid kujusid, ma eeldan üldse spordivõistkondades Eestis. Tekib juurde samal ajal võib-olla. Tekib juurde, aga ikka kitsamas ringkonnas, sest Vladimir Herik ehk Koša, ta oli algusaegadel oli ta massöör ka, ta tegi sul seal küünarnukkidega, põlvedega sul seljas tegi massaaži, siis ta oli seal see staadionipidaja, siis nüüd on ta mingisugune, ma ei tegi, teeb mida vaja, alati on olemas. Ma olen mees, kes veepudeliga jookseb platsile, kui keegi viga saab. Ta vist füsioterapeudina on üles antud protokolli. Et seda, mis vaja, aga ta on juures ja teda ei heideta üle parda ja ta on seal. Et Pavel Kasakoviga on sama lugu, et ta on ju ka seal olnud selle koha peal, pikalt. Mitu aastakümmet juba. Jah, ma kunagi enne hooaja algust jooksin, aga küsisin, et mitmes hakkab, et 25, 25 pluss hooaeg, selle koha peal, et tema siis tegeleb, okei, me teame teda kui, et selle varustusest vastutaja, aga ta teeb ka muid asju ja teeb südamega ja teeb hästi, et ta on ka, sellised tegelaskujud meeskondades on midagi enamat kui ainult see professioon, mis neil seal kuskil kirjas on, et need on pahatihti ka sellised inimesed, kellega sa saad minna ka siis raskematel või parematel hetkedel rääkima ja saada mingisugust hoopis teise perspektiiviga mingit nõu. Et kujutad ette, et lähed Tädi Elgiga pesumasin käib ja siis lähed arutad maailma ja eluasju või mismoodi tema mingit mängu nägi, et sellised kujud nagu on hästi vajalikud ja neid tuleb hoida. Minul on selle sama Pašaga üks personaalne lugu umbes aastast, samast 2013-14 mingi siuke periood. See oli vist aeg, kui me Sokkerites hakkasime juurutama, kuna mina pole sellest kunagi aru saanud, mina ei vaata siukseid asju, aga kui olid igal pool mujal meediamajades hakati siis videointekaid tegema, siis me üritasime ka nagu hakata mingite mängude järel, kui meil oli võimalus tegema videointervjuusid pärast. Ja mina sellest siiamaani aru saanud, selles suhtes palju lihtsam on neid asju nagu lugeda, praegu on meil ka tegelikult videointervjuud, eks ju, aga toona ei olnud meil ju ülekandeid mängudest, me pidime ise nagu kellegi leidma, kes siis tuleb neid filmima ja kes siis pärast neid üles paneks, ma mäletan ükskord oli niimoodi, et ka mingi uus inimene, proovisime, meil ei olnud ju endal mingit videoinimest või meil ei olnud fotograafigi tolle ajal põhimõtteliselt. Et tulid keegi videohuviliselt, 2 tükki tulid kohale, olid terve mängu seal juures. Äkki see oligi see sama mäng, see oli Kadri juures, ma mäletan. Nad olid juures, siis tegime need intervjuud ära ja siis nad pärast küsisid, et millal siis neid klippe tahaksid, siis ma ütlesin, et võimalikult kiiresti, et tahaks need üles panna. Okei, ma nagu arvestasin sellega, et kuskil uue nädala alguses, et mingi 2-3 päeva läheb aeg, et tahaksid mingit kunsti seal tegema, selle asemel, et nagu lihtsalt tulla ja filmida seda, mida meie nagu tahtsime. Aga see selleks. Igades me hakkasime videointekaid tegema ja siis Kadriorus mingi mängu järel, siis seal oli Levadial oli see analoogne asi oli üles tõmmatud seal väljas, see roll-up nii-öelda plagu, mingite sponsoritega, kes me tulime vastu, et teeme seal taustal, et Levadia enda mingisugused sponsorid jääksid seal näha. Ja siis mängijatel läks seal aega, keda me seal tahtsime, kes iganes tuli riietusruumist välja. Siis kui paljud olid juba koju läinud, seal see Paša ka juba pani asju kokku ja siis ütles, et te lähete veel tegema, et okei, ma pean ise jooksma, et kui ära teete, siis tõmba see asi lihtsalt tõsta nagu tuppa sinna foyeesse, et siis on hästi. Ja siis ma ütlesin, et okei. Ja siis tegime see inteka ära ja siis koju jõudes mul tuli meelde, et pidin ju Pašale ju lubasin, et ma tõstan selle asja tuppa ja siis ma siiamaani iga kord, kui ma näen teda, siis mul tuleb meelde see, et jäi tegemata. Ma ei tea, kas ta ise mäletab seda või kas see oli mingi suur asi, ei mäleta. Aga kas selle plaguga juhtus midagi, aga õue ta sinna minust jäi kahjuks. Ühesõnaga kiiret tervenemist ja
aga selleks, ütleme see 0-9 ma hakkasin vaatama, et viimase 10 aasta jooksul, kui palju meil nagu nii suuri skoore tegelikult Premier League'is on, sest see on ikkagi skoor, mis nagu jääb meelde, eks ju. Ja tegelikult neid isegi oli üllatavalt palju, et olen isegi kogenud ühte, mõlemat pidi. See oli 9-0 või suurem skoor viimase 10 aasta jooksul. See viimased 10 aastat, 2016 alates. Liiga väike valim minu jaoks. No ütleme, sealt tagasi juba on teistsugused ajad, seal lasema ajaksid mingil hetkel ja tuled mängu. Meil oli niimoodi, et me panime Tallinna Dünamo, oli Tallinna Dünamo või? Sa räägid, mis võistkonna Tammekaga panime 9. See oli vist Dünamo läks buss katkis, nad tulid ala Tamme staadionile kuidagi, igaüks tuli niimoodi, et nad tulid jala. Ja seal oli see suur aed on ümber, et mingi hetk hakkasid tulema nagu ükshaaval nagu. Keegi tuli üle aia, sealt jooksis, siis hakkasid mängima. Siis panime nad 9-0, panime tuttu ja saatsime Tallinnasse tagasi, siis tulime ise Tallinnasse. Kas oli järgmine või ülejärgmine voor TVMK-ga. Toobiti täpselt sama number. Kusjuures seda on ka hiljem juhtunud, sellepärast ma vaatasin see sama, mis ma ütlesin, 8 või 9 kord, kui see on juhtunud. 2 korda siis juhtus 2017 Sillamäe Kalevil see asi. Ehk siis kõigepealt nad said Levadialt 0-9 augustis, äkki 12 august. Ja siis 22 august panid ise Vaprusele 9-0. 0 summa kokku. Suht sarnane nagu mis ma just rääkisin. Sarnane asi. Aga selle aja jooksul siis Maardu Flora 0-12, 2019 viimane voor, kui me lähetame, eks ju. Flora seal kindlustus tiitli ja Maardu oli vist juba välja langenud, eks ju. Infonet Vaprus 11-1 aastast 2017. Ehk siis Vaprusel oli seal 2017 päris mitu suurt sammakat. Vaprus Flora 0-10, 2016. Paide Leegion 10-0, 2022. Siuke mäng oli. Mis mul... mis aastal see Flora Pärnu oli? Flora Pärnu 10-0 oli 2016. Olid ka osaline või ei olnud? Mul on kogu aeg need aastad sassi, mis aastal sa kuskil olid. Ja siis ma olin ju Floras. No see oli võõrsil mäng Vaprusega igatahes siis. See oli see, kus Schlein lõi poole platsi pealt värava. Sul on arvuti või ees? Mina ei mäleta. Vabandust, ma mõtlesin, sa mäletad. Minul tuli ka see Paide Leegion 10-0 tuli nagu see, oli jah, mingi sükke asi, et see oli kuidagi nagu meelest. Aga sellele eelnes ju 0-0-1-1 viik. Ja oli jah, see oli jah tõesti, kaks sama vastaste vahelist mängu mingi nädala jooksul, siis üks jäi viiki ja teine oli 10-0. Ja siis jah, need Sillamäe mängud, millest ma rääkisin, ja siis oli 2021 oli ju siin samas Flora Tammeka 9-0, kus Kalasnikov saatis, oli ju see mäng, kus Kalasnikov saatis mingisugused täiesti varud peale. Oli küll, jah. Tammekast. Jah. Oli küll. Nad valmistusid nagu mingisuguseks järgmiseks mänguks. Ei, mitte karikamänguks, vaid neil oli püsimajamine või 9. koha vältimine äkki oli see mängu nimi tol hetkel, siis nad saatsid nädalasiseseks vooruks, saatsid kummid peale, ütleme siis niimoodi, või kaerad saatsid pildikult öeldes peale ja said seal 9. Siis tegid ju päris mitmed isegi tänased, näiteks Herman Petmanson tegi äkki Premier League debüüdi selles mängus näiteks ja mingid, kes olid tubli mängijad toona ja siis saadeti siia mängima. Nii, Heiti, kuhu oled jõudnud oma võimutega? Ta ju hakkas ta võttis selle jalgpall.ee lahti ja hakkas ajalugu nagu tänasest päevast nagu allapoole, et lae rohkem mänge, siis tahab jõuda sinna. See on 2016. Minu arust jah, Vaprus Flora 0-10. Siis ei olnud Vaprust, see Pärnu linnameeskond. Pärnu linnameeskond, jah. Ütleme siis niimoodi. Nagu oli siuke mäng või ei olnud siis? Kurioosum. Pärnul 7-1 kaotus. 6-0 oli Floraga. 3-0. 1-6. Raul? Kas võib olla, et... Ma vihkan, kui hakatakse faktikontrolli saate ajal tegema. Miks? Ei, no pannakse kehva olukord. Kas ma tõesti vaatasin midagi siis valesti? Kas ma mitte aasta hiljem äkki on? Äkki oli see sama 2017 ikkagi või? Kusagil ju Schlein lõi poole platsi pealt ja see oli ka väga suure skooriline. Mis mängust sa nüüd edasi tahad rääkida samal ajal? Jätame ühe mängud juba läbi võetud, me peame mingi uue teema. No 1-8 oli 2017 näiteks. 0-10 2017. 2017 ikkagi, no võt siis mul lihtsalt aastanumber valesti üles märgid. Schlein ei löönud väravat. Siis ei olnud see mäng. See ei olnud see mäng. Saime asja... Aga siis mind enam, ma olin vist ära läinud juba. Võt sellepärast sa ei mäletanudki seda siis ilmselt. Olgu, meil on suurepärane televisioon siin ja suurepärane raadio, kus me istume vaikuses ja vaatame arvutiekraane. Üks teema veel, mida täna tasub puudutada. Täna, või eile siis oli 60 päeva
presidendivalimisteni, jalgpalliliidu presidendivalimisteni, ehk siis 2 kuud on jäänud ümmarguselt ja eile oli siis tähtaeg esitada oma kandidatuuri toetusnimekirjad või ma ei tea, toetushääled või ütleme siis nende klubide nimekiri, kes toetavad sinu kandideerimist presidendiks, et Klaavan oli seda juba ammu teinud, sellest me juba rääkisime, eks ju, sealt tuli vist 18 häält tuli kokku lõpuks, eks ju, üks langes ära, 18 oli vist ka lõpuks miinimum, mis oli vaja, eks ju. Et noh, kui sealt midagi nüüd ära ei lange, eks ju, siis Klaavanil on see koos. Täna kell, mingisugune kell peaks tulema, siis vist pressiteade eelinfo kohaselt, et jalgpalliid siis ise teavitab ka, et mis siis need nii-öelda arvud on, klubisid ei avalikustata ise, et kui kandidaadid või klubid ise tahavad avalikustada, siis on võimalik, eks ju, Klaavan seda tegi. Poolak, ma saan aru, et ei tee seda. Ja eelinfo kohaselt siis peaks olema need numbrid 18-70 toetushäälte mõttes. Aga noh, seal tasub meelde tuletada, et see ei ole midagi siduvat, eks ju. Need 18... Mis mõttes peaks olema 18-70? 70? 70 nii-öelda toetushäält Pohlakule ja 18 Klaavanile siis. Ülejäänud ei ole otsustanud. Ja noh, mingisugune 15 midagi seal... See on, millel see tugineb see... Eelinfole. Eelinfo. Aga ta vajab 70 lauda või? Jah. Niimoodi või? No selles, mitte tema ei pane lauda, vaid need klubid ise saadavad oma siis nii-öelda mingi allkirjastatud toetusavalduse jalgpalliliidule, on ju. Mitte, et ta ise nagu nii-öelda paneks nimekirja lauale. No ühesõnaga kuskil ju ühesõnaga ei klapi, juba ei klapi, keegi kuskil bluffib. Ei no, tuletan meelde lihtsalt, et need ei ole midagi siduvat. Et noh, sa võid 70 sees võib olla, ma ei tea, 50 klubi, kes praegu ütlevad, ja, Pohlak tubli. Ja siis ütlevad samal ajal Klaavan ka tubli. Ütlevad samal ajal Klaavan ka tubli ja lõpuks hääletavad, emma kumma poolt, see hääletus on salajane, seal niikuinii keegi midagi välja ei tule. Toetusallkirja võib anda, ma ei tea, mul on jalgpalliklubi, ma annan toetusallkirja Aivarille, ma toetan, et sa saad oma kandidatuuri üles panna ja siis ma ei tea, seda ma kusjuures ei tea, kas sa saad mõlemale ka toetusallkirja anda. Loogiline tunduks, et ei saa, aga... Tunduks loogiline, et ei saa, aga pagan sa... Siin võib igasugused loogikad hetkel ära jätta. Topeltmäng. Et sellepärast need numbrid ei klapigi, vaata, et mõni punt annab kahele. Ei, no ma ei tea, jah, igatahes mingisugune selline suurusjärk seal peaks olema, aga noh, jällegi, seal ei ole mitte midagi sisuvat, seal ei ole need 18, kes andsid Klaavanile toetushääle, võivad hääletada Pohlaku poolt, need 70, kes andsid Pohlakule, võivad vabalt hääletada Klaavani poolt. Et see nagu selles suhtes midagi väga palju sealt ilmselt välja ei tasu lugeda. Aga noh, 2 kuud on ka veel minna, seal jõuab veel ilmselt palju juhtuda ja ma arvan, et palju juhtub ka. Tuleb ju see Klaavani kärajad veel ja... Jah, see tuleb nüüd mai alguses, ma ei teagi, kas kuidagi kummaliselt oli see selles suhtes, sellel mingid klubid olid nagu ise saanud juba kutse ja siis mingil hetkel, et kes ei ole veel saanud, tulge ka. Mina kirjutasin vist ka, et kas ajakirjanikud ka tulla võivad, ei ole vist vastu tulnud seni. No. Et... Miks sa küsid siukest? Muidugi tohivad ju, ma eeldan, või ma lihtsalt. No seal oli, ma sain aru, kohad olid väga piiratud ja... Kus see toimub? No, aga... Ma ei tea, kus toimub. Salajases kohas. Tallinnas ja Tartus see oli kogu info, aga no võib-olla ongi ainult klubidel. Ei no jah, võib-olla nad on mõelnud niimoodi seda, et mingisugune kinniste uste taga ja kõik telefonid tuleb välja jätta ja räägime südamelt ära. Linna pealt on juttu kuulda, et jalgpalliliit tahab ise mingit debatti korraldada või? On seal mingid infot? On sellist juttu kuulda olnud, et... Ma kuulsin esimest korda, et jalgpalliliit ise tahab korraldada 2 presidendi kandidaadi vahel debatti siis. Debatti. Ehk siis on mingisugune moderaator, istub ühele poole lauda. Moderaator pidi olema... Uibolehte? Ei. Ja neutraalne inimene ikkagi jalgpallistuudiotest, ETV stuudiotest, olümpiastuudiotest, tuttav nägu. Lokkis peaga. ETV olümpiastuudiotest? Jah, omal ajal. Ja ka mujal kanalites olümpiastuudiotest. Marko Kaljuveer või? Muidugi! Ja... Ei no selles suhtes, et see ei ole... See, kes rääkis, et Pep Guardiola pole saanud oma seda meestide liiga võitu veel. Mis siis? Vahet pole. No, ta on see intervjuu, kus ta rääkis. Selle toimumine selles suhtes ei ole veel minu teada kindel, et seal on vist mõlemad pooled peavad nõus olema, eks ju, et Pohlak vist ma eeldan, et on nõus ja Klaavanil... Aga ta ise ju ütles alguses, Pohlak ütles ise alguses, et sellel pole mõtet või? Ei no ta ilmselt mõtles sellega seda siis, et ta on nii tugev, et seal nagu, ta ei näe seal pointi, aga... Või äkki enne seda UEFA kongressi valimis kõik seda asja, et
Ei, ma kas me ei saa kandidaate siia kutsuda kordamööda või? Põhimõtteliselt saaks, ma arvan. Arvada? Jah. Mul eile ka helistati öeldi, et tehke ära, et kui ma nüüd hakkan teoritiseerima või oma peas mõtlema, et kui ma oleksin M-kumb, siis debatis ilmselgelt ma arvan, et on tugevam ots on Aivari käes. Seal istuval presidendil kindlasti on rohkem infot, rohkem kogemust, mis iganes. Aga mitmed klubid tegelikult ju ütlesid ka välja, et nemad tahaksid nagu debatti näha päriselt, et sul ei oleks, et üks soistab sulle ühte juttu kõrva, teine soistab teist juttu kõrva, et seal mingit nagu sellist põrgatamist ei olegi või sellist see oleks suht erakordne asi ju. Kas ma mõtlen Eesti spordis üldse? Kas EOK presidendivalimisel olid debatid või? Oli, see oli ju isegi, kas see ei olnud mitte ETV-s seal selles esimeses stuudios. Mitte esimene stuudio, vaid see, mis selle teise saate nimi on, kus debatid sellised toimuvad. No valimisstuudio, mingi sellist tüüpi. Käisid kõik kolm olid koha peal. Just oli küll. Ja seal oli tegid eraldi veel selle Kalev Kruusiga. Ja seal oli ju intervjuusid asju oli nagu... No vaat see oleks kindlasti Ragnari poolt vaadates parem variant, et kui niimoodi, ma ei tea, korda mööda või üks ühele sellepärast ma mõtlengi Raul, et kutsud siia, siis pead liisku viskama, kumb ennem tuleb, et teisel on Elis ju. Või siis teed mõlemad järjest niimoodi, et nagu sa ei pane ühte enne üles, kui teine ära teeb. Ühel nädalal näiteks. Kuidagi niimoodi. Mõtle. Vot, ma arvan, et see on hea mõte. Ma arvan, et siin konkureerivad podcastid ka mõtlevad samamoodi. Ma ei tea, üks podcast on vähem praegu. See, mida sa kuulad. Mina kuulan. Ma kuulan ka tegelikult. Millest te räägite? Miks te sellist mõistu juttu räägite? Peep Pahv saadeti, Peep Pahv ja tema saade pandi pausile sellepärast, et ta midagi nõudis. No selles me kusjuures eelmine saade nagu ei rääkinudki, see oli ju üle-eelmisel laupäeval juba see mäng toimus tegelikult päris omalaadne nagu olukord. Jah, aga see välja tuli ju hiljem. Ei tundnud, see tuli samal päeval kohe. See oli ju, inimesed ju olid seal saalis kohal, kes nägid seda. Delfi sai ju kohe selle info kätte. Selle video oli, ainus video, mis sellest on, ma ei kujuta, et see tõesti turvakaameraid ei ole tegelikult. Saalides ju, või sellistes kohtades ju tavaliselt on mingid turvakaamerad ka, kus sa mingisuguse video just kui võiksid kätte saada, ma ei tea, kas ei no mis asja, Ei no see on tegelikult päris omalaadne olukord. Sa kirjutasid ju arvamuslooga sellest? Kirjutasin. Aga olid kasutanud mingid Donald Trumpilikke seisukohti? Selle kohas. Ei, selle... Kas sa Trumpi pooldaja? Tõin lihtsalt laiema nagu konteksti mängu. Ei ole Trumpi pooldaja. Okay. Aga see... mina keskendusin sellele karjumise, ütleme, vaata Kersti Kaljul olid see valge kaardi kampaania EOK tõi nagu välja umbes, et see hääle tõstmine ka on... see sobib lastesporti ja amatöörsporti. Mitte profisporti. Mitte karjumine siis, vaid see, ütleme, see manitsus on ju, või see nii-öelda karjumine ei sobi lastesporti. Selles tahtsid öelda. Mis sa karjud seal? Loomulikult tõstetakse ka häält, mida vanemaks nagu saad, mida rohkem hakkad nagu spetsialiseeruma, ma ei tea, ühele spordialale, seda suuremaks lähevad nõudmised kuni tipuni välja. Ei no seal on vaata see sama, et... Lapsele sa pead kõigepealt tegema selle mängu meeldivaks ja kui täitsa, ma ei tea, 7-aastased lapsed on trennis ja treener karjub, siis lapsel ei teki seda armastust selle ala vastu ja siis ta kaob ära sellest spordist. Et tippspordis käivad need asjad teistmoodi ja kui me hakkame siukseid asju tippspordi sisse suruma, et me nüüd teeme selle siukse paikesega ja küll ikka oled tubli, siis me hakkame saama Kambodžalt tuppa, me hakkame saama Tailt tuppa, seepärast seal käivad tippspordis. Tippsport ongi alastamatu. Tippsport ongi... Sellepärast sa saadki kõrget palka. Sellepärast ongi tippsport kõrgelt tasustatud. See on lihtsalt spordivõõrad inimesed, kes võib-olla ei taju seda konteksti niimoodi küsivad, et kas, ma ei tea, kas mina võin Heitit ka maksaaegiga tervitada näiteks hommikul või karjuda tema peale. Okei, maksaag. See on taunitav. Aga kas mina Heiti peale võin ka siis karjuda toimetuses või? Sa ei ole teinud seda või? Ei ole kunagi, jah. Kas see tuleb üllatus sulle? Kuule, isegi mina olen teie peale karjun. Et see nagu
kui sa ei taju seda konteksti, siis sa võib-olla mõtledki, et mis asja ülemus karjub nagu valvu peale, et kuidas see nagu lubatud on, aga kui see on spordiväljak, see on nagu, see on teised reeglid täis, see on teine olukord, see on teine, sul ongi pulss kõrgel, sul on, ma ei tea, suur lärm, sa peadki häält tõstma, et üldse sind kuulda oleks, kui sul on, inimesel on pulss kõrgel, sa fookus on mängu peal, kui sa rahulikult ütled, sa ei kuulegi midagi või sa ei registreeri seda. Jah, see on niisugune asi, millega ja see pahandamine ka. Loomulikult ma ei räägi siin mingist alandamisest või selles mõttes alandamisest või füüsilisest vägivallast, mis on, see on täiesti taunitav, see ei ole ju normaalne, mis sa peksad. Selles ei ole küsimust. Aga mina kui jalgpallurina, miks ma nagu kodus ei talu juhatuse liikme mingit käske, on seepärast, et ma olen ju 17, 18, 20 pluss aastat, kui ma jalgpallimeeskonna liige olin, siis minu enamus ajast sellest töölepingusse oli sisse kirjutatud, vaikimisi on sisse kirjutatud tegelikult, ja ma arvestasin sellega, et teine, suures pildis sama ealine täiskasvanud mees, ehk siis peatreener, saab mulle nagu avalikult öelda, põhimõtteliselt seda, mis ta tahab. Ta saab mulle halvasti öelda, ta saab mind kiita, ta saab mind mõnes mõttes nagu alla suruda, karjuda mu peale, sõimata mind. Aga mina nagu võtsin seda, see käib töö juurde, sa arvestad sellega, aga siin on väga suur vahe on selles, et kui me võtame näide, ma ei tea, kas sa teed seda Euroliiga korvpallitreenerit näiteks või ei toonud, et kui sa võtad selle Jassikevitsuse, ta ju, seal on samuti on karjumist, on sõimamist, on väga roppe sõnu, aga ma eeldan, et kui sa küsid nende mängijate käest, ja näiteks Jassikevitsuse mängijate käest, et mis nad arvavad treenerist, siis seal kaalub see, milline see Jassikevitsus vabal ajal on, kaalub selle mängu sellised kehvemad asjad ülesse. Et seal see treener tippspordis, ma rõhutan, profispordis, ta peab oskama, mäng on mäng, riietusruum on riietusruum. Need on kaks eri asja, aga 20 tundi on ju päeva veel alles, 4 tundi oled sa seal koosolekul, trennis ja riietusruumis. 20 tundi on päeva veel ees ja palju olulisem ja see, mida avalikkus ei näe, mida ükski teine meeskonnaga mitte seotud inimene ei näe, on see, missugune ta vabal hetkel on. Roogits, Savits, nad ju kõik ju samamoodi, mitte ei mõnitanud, aga ütlesid karme sõnu. Aga mul ei tekkinud nagu sellest sellist vastikut tunnet või mingisugust, et ma tunnen, et keegi mulle liiga teinud, sellepärast, et see jäi sinna sellesse hetke, treeningväljakule, mängu, et pärast trenni lõunalauas me viskasime koos nalja, rääkisime maailma poliitilistel teemadel ja läksime, ma ei tea, Feelmani kohvikusse kohvile. Puffi ja Lengiga oli arvatavasti täpselt samamoodi. See ka tundub nagu, et sellel justkui kannatanul nagu mingisugust pretensioone ei olegi. Nad olid ju ülejärgmisel päeval mängisid koos, seal Lenk sai vist oma mingi rohkem minutit, kui ta keskmiselt sai. Et täna võib-olla on hooaja viimane mäng muidugi seal. Aga mind väga häiris tegelikult Kaljulaidi sõnavõtt. Nagu EOK presidendina ja kui kauge sa oled profispordist, selle sõnavõtuga ta andis ju selgelt mõista, et ta on väga kauge, et ta on pigem tervisespordile lähemal. Kusjuures tal, mis ma olen ka kuulnud, et ta nagu ongi hästi selle tervisespordi nagu suuntlusega, eks ju. Ja mina ju, nüüd 1. mai, kõik Viljandi-Järve jooksule, tulge kohale, üliäge üritus, mina lähen. Jah, ma ehmatasin ära. See on see, kus see oli triatlon, millest ma ehmatasin ära, kui ma läksin esimest korda sellele rahvaspordiüritusele. Mina läksin sinna, vaata, et hakkan kätte ringe tegema, puusaringe, et siin läheb võistluseks, vaata. Et sina konkurent. Aga kõik see kogukond on seal hästi toetav, hästi sõbralik, hästi abivalmis. Mitte keegi ei näe sind kui mingit vaenlast või rivaali või vastast. Kõik on nagu siuke, ülitoetavad ja abivalmid. Ja siis mulle oli see nagu esialgu nagu täitsa harjumatu, et siin nagu võistluseks ei lähegi või. Et mida te siin jahute omavahel enne jooksu. Panid kinni siis või? Enne kus ma panen? Ma räägin, ma lähen kuradi Ironmani pool maratoni või seda pool triatlon. Et jah, rahvaspordis ongi see siuke värk. Ja rahvaspordi üritusel ma ju ei lähe kellelegi füüsiliselt kallale ka, see on ju mõeldamatu. Ma arvan, et on juhtunud. On juhtunud, jah. Rahvaliigad ja asjad. Aga ei, selles mõttes, et tippsport ongi, see on valu, see on pisarad, see
see on ropp töö, see on enamus jääb kõik varjatud, nii-öelda kaadri taha, kõik, me näeme ainult seda 1%, seda, kui sa tuled üle finišijoone, näeb tavainimene. Mina olen inimene, kes on tippspordiga teelen rahvaliigas. 2,5-3 aastat Peep Pahvi alluvuses töötanud tegelikult, mul nagu selles suhtes on ka nagu teistpidine kogemus olemas ja kas tema karjus su peale? Ütleme, mul ei tule kordagi meelde, et oleks toimetusetöös minu peale karjunud, on ju, et või midagi, niimoodi sellist tervitusi, sellist ka nagu ette ei tulnud, on ju, et mitte, et ma ei ütle kindlasti, et minu kogemus oleks kõikide kogemus temaga seal, Märt Roosna on väga ütleme, tugevalt ennast väljendanud, et võib-olla seal kõik alati nii roosiline ei ole olnud, on ju, aga minu kogemus on nagu olnud pigem positiivne ja see, mis on Peep Pahvi suur tugevus, ongi see, et ta oma isiksusega suudab nagu väga hästi kogu võistkonna nagu enda heaks tööle panna, et mis on nagu selle mingi karisma või asja nagu suur pluss on. Aga käib tippspordi juurde ja mitte ju väga kauges minevikus, kus Marko Savits ja Ain Tammus mäletate mõned aastad tagasi. Läksid mängu ajal kättpidi, mitte nüüd kokku, aga oli seal mingisugune rüselus, et üks hakkas seal vahetust tegema, teisele midagi ei meeldinud ja emotsioonid on laes, seis on pingeline, ka pukslesid seal, aga unustatud teema, räägitakse, pärast võetakse espresso koos ja kõik. Jah, ei tasu asjadest teha profispordis, ma räägin profispordis. Aga jällegi, me lihtsalt seal on oluline osa on nagu eristada ka seda ülejäänud karjumist või mingit hääle tõstmist ja siis seda, ma ei tea, potentsiaalselt maksakat on ju, keegi just kui video pealt ei ole seda näinud, kõik räägivad nagu sellest, mis pealtnägijad väidetavalt nägid on ju, et aga kui ilmselt seal midagi nagu väga tõsist siiski ei saanud ju olla, aga mingi karistus ilmselt võib-olla soolas ikkagi on. Ei tea, mis see distsiplinaarkomisjon seal otsustab? Ma ei tea, veider. Ei ma ütlen, omapärane kaasus tegelikult. Ja raske on nagu lahutada seda Peep Pahvi ülejäänud olemust ja ajalugu ka sellest ühest intsidendist, eks ju. Nii, korvpallijutud ka räägitud. Võtame veel midagi ette. Või siis lõpetame tänaseks selle saate ära. Teiega olid Heiti Eli, Markus Jürgenson, Raul Õessar, kohtume järgmisel nädalal.